Aitäh. Kas kõik näevad? Sellel vanal fotol on näha, kuidas 100 aastat tagasi hävitasid ja röövisid punased õigeusu kirikud. Täna teeb sama meie valitsus roosa sotsiaaldemokraatliku partei juhtimisel. Ma ei tea, kas endine siseminister Lauri Läänemets loeb enne magamisminekut Leninit, kuid tegutseb Läänemets täpselt nii, nagu Lenin õpetas. Õigeusu kirik on kuulutatud julgeolekuohuks ja selle sulgemisega ähvardatakse. Sotsiaaldemokraadid tegutsevad seejuures täpselt nii, nagu tegutsesid bolševikid. Me küsime, tooge tõendeid, et õigeusu kirik on seadust rikkunud. Tõendeid ei ole. Me küsime, tooge tõendeid, et õigeusu kirik on Kremli relv. Tõendeid ei ole. Me küsime, millega ohustavad Pühtitsa kloostri nunnad Eestit. Vastust ei ole. Vastus kõigele on üks. Me tahame kaitsta Eesti võimaliku ohu eest. Aga see ei ole tegelikult vastus. Eesti seadused lubavad karistada ainult konkreetsete tegude eest. Meie õigeusu kiriku poolt ei ole olnud ega ei ole ka praegu selliseid tegusid. Võimalik ei ole juriidiline termin. Võimalik, et Eesti endine siseminister ei armasta Kristust ega kristlasi. Võimalik, et Läänemets, nagu Lenin, on agressiivne ateist. Kuid 100 000 isikut ei pea kannatama selle pärast, et üks inimene on Jumalast lahti öelnud. Minu vanaisad Georgi Svidzinski ja Sergei Samsonjevski osalesid vabadussõjas. Nad võitlesid koos eestlastega bolševikke vastu Eestis iseseisvuse nimel. Nad valasid verd, et meie riik ei langeks punase terrori ohvriks. Aga minu vanaisad ei sõdinud selleks, et 100 aastat hiljem hakkaks roosa partei punaste komissaride eeskujul Eestis õigeusu kirikut sulgema. Mul on häbi selle valitsuse pärast. Mul on kahju oma vanaisade valatud verest. Aitäh!